Ligi nädal aega tagasi peatas siseminister Igor Taro numbrituvastuskaamerate kasutamise, sest nende kaamerate kasutamine ja info kogumine ei ole mitte kuidagi seaduslikult reguleeritud. Täna on taaskord see teema õiguskomisjonis, kus kohal on ka siseminister ja PPA juht ja nüüd ongi paslik küsida politsei käest, kuidas juba see nädal aega ilma kaamerateta on nende tööd kas siis aidanud või pigem takistanud. Loomulikult mõjutab. See on meie jaoks, nii nagu me aga nädal aega tagasi ütlesime, siis see on meie jaoks väga oluline tööriist selleks, et kuritegevust ohjeldada, selleks, et saata tegijatele sõnum, et Eestis selliseid tegusid toime panna ei saa. Ja meil tegelikult sellest viimasest nädalast on ka juba juhtumeid, kus tegelikkuses see numbrituvastuskaamerate puudumine on märkimisväärselt meie tööd mõjutanud. Õnneks midagi väga halvasti lõppkokkuvõttes veel ei ole juhtunud, aga see võib olla järgmine sündmus, mida me lahendame. No saate mõne näite tuua? No kas või näited juhtumid selle nädala jooksult, et kus me oleme saanud oma kolleegide käest teate, rahvusvaheliste kolleegide käest, et narkokaubitsejad on Eesti suunas teel. Numbrituvastuskaameratega, kuna meil oli piisavalt palju infot oma kolleegide käest, siis numbrituvastuskaameratega me oleks saanud väga lihtsasti ja kiiresti need inimesed kinni pidada. Täna võttis see rohkem aega. Kurjategijate tabamist peavad ilmselt kõik õigeks, kuid veel äsja jälgisid politseinikud iga autojuhi liikumist ja siin nüüd tasakaal leida tulekski. Küsimus ongi ka sellest, kuidas me seda privaatsust hoiame, et kas me teeme seda süsteemselt kõigile või teeme seda seostamist ainult selliste juhtudel, kui see päriselt on mõne juhtumiga seotud. Ja see aitabki seda privaatsuse riivet ka vähendada. Peamine küsimus ongi selles, et inimeste privaatsus peab olema kaitstud ja õigusselgus majas, et ei oleks ohtu kuritarvitamisele. Praegu käib töö erinevate osapooltega ja tänaseks on siseminister teemaga parlamenti jõudnud. Küsimus on selles, et oleks väga selge kogu ühiskonnale ja avalikult läbi vaieldud, et mis andmeid siis kogutakse nende kaamerate abil, mis eesmärgil, kes omab ligipääsu, kui pikalt neid hoitakse ja mis põhjendusel saab neid vaadata. Et kogu see teema peab siis saama ära käsitletud selle debati käigus ja selgeks. Ja sellisel juhul, kui parlament leiab, annab selle mandaadi korrakaitseorganitele, siis saab seda edasi kasutada seda süsteemi. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson lausus, et kaamerad on tulnud, et jääda. Põhiline on see, et andmed, mis kogutakse, oleksid korrektselt kogutud, talletatud ja ka kustutatud, et need ei jääks aegade lõpuni kuskile serverisse. Komisjon on nõus algatama eelnõu, mille ettevalmistamisel muidugi peavad oma peamise sisendi andma ministeeriumid. Ja loomulikult meie huvi on, et Eestis, kui numbrid tuvastuskaamerad töötavad, et need töötaksid ikka õigusliku alusega. Ja tegelikult meie sõnum oligi, et meie oleme valmis seda algatama, kuna nii saab kiiremini lihtsalt. Ja ainult kitsalt neid numbrituvastuskaamerate teemaga tegelema. Et need muud teemad, mis on ka välja toodud erinevates kohtades, et nendega siis tegelevad ministeeriumid edaspidi edasi.